väike tervitus siis kõigile. Taaskord Triestest börsiväljakult uhkete sammaste alt. Mitte väga originaalne, peab tõesti tunnistama. Taas aasta on mööda läinud ja olen jälle Triestes. Ja tervitan ennekõike kõiki, kes on sattunud seda kanalit jälgima. Pole ammu midagi väga toimunud, pole olnud selliseid reisi, kus oleks tahtnud midagi väga filmida. Ja ega ei tea, kas nüüdki. Rohkem selline ajaveetmine ja olen siin natuke tegelenud arhitektuuri pildistamisega, mis Triestes on ju väga rikkalik ja põnev ja lihtsalt selles keskkonnas nagu mõnusat aega veetnud. Esimene selline päikesepõletus ka kõigile, kes praegu on Eestis, siis rõõm teile öelda, et siin on 29 kraadi ja tundub nagu 31 ning kohe-kohe jõuab ka kohale kuumalaine. Aga kas siit mingit filmimist tuleb, see on nagu ise küsimus, sest võib-olla kuidagi on neid kohti siin juba käidud piisavalt palju, aga kui satun kuhugile, mis tundub nagu natuke tavatum, siis võib-olla viitsin kaamera sisse lülitada ka. Eks näis. Aga seniks olge tervitatud ja vaadake hoolega YouTube'i. Saate targemaks. Vahel võite vaadata mõnda minu vana videot ka loomulikult, miks mitte. Ja järgmiste kohtumisteni. Ja tundub, et uus sisselülitus toimus nagu enam-vähem kohe. Jalutasin ja Molole, suurele muulile, mis ulatub kaugele merre ja siia tavaliselt inimesed kogunevad vaatama päikseloojangut. Ühtlasi kuidagi väga ilus hetk, kus nähtavus on väga hea. Võib-olla jääb midagi pildile ka. Pööram kaamera ringi, sest siis on nagu natuke näha seda Trieste rannikut. Nii palju see kaamera üldse võimaldab, aga siin siis näeb jälle Sant Antonio kindlus. Päris muljet avaldav keskne selline kindluskompleks. Keskaegsed kirikud ja muidugi kaunis rannik ning siin siis ka üks selline omapärane vaatamisväärsus kaugemal merel Jaht A. Vene oligarhilt konfiskeeritud laevuke seisnud siin juba päris mitu aastat. Keegi ei tea, mis sellega peale hakata ja midagi kummalist ilmselt toimub. Öösel mõned tuled põlevad. Veel seda rannikuala. Parkola rannal sai käidud ära. Ütleme siis nagu niiviisi, et ei ole eriline rannainimene. Tulemus käes ka kergelt põlenud Põhjamaa inimene. Siin ilmselt peab määrima ennast piiritusega õhtul. Midagi sellist. Ja selge on see, et kuskil niiviisi rannal viibides minusugune inimene saab aru Schopenhaueri õpetuse paikapidavusest. Aga siin siis Molo ja kohe algab väike looduse etendus, nagu ikka seda on reklaamitud. Siia Trieste. Võimalus ka kaamera merre pillata. Ka selline huvitav võimalus. Nägime just Parkola rannal ka üks inimene pillas oma kaamera suurte kivide vahele, sukeldus sinna ja enam teda nähtavale nagu ei tulnudki. Ei tea, ei oskagi kommenteerida, aga taalased on rahulikud. Midagi sellist juhtub, keegi suuremat kisaaega kära ei tõsta. Aga selline on siis vaade Triestest ja mine sa tea. Võib-olla neid rohkem vaateid ei tule, aga võib-olla tuleb ka. Kõike võib olla. Olge tervitatud.